Karl August Hindrei Loojak, teine raamat Lembitu, romaan. Esimene. Ihameel on tagasi tulemas oma kodust. Suviharja oli jäänud endiseks 3 aasta jooksul. Ainult, et isa on vajunud nagu rohkem kokku, nagu oleks õhk teda kuivatanud. Seesama õhk, mis ei olnudki nii kuiv seal metsade taga, või oli isa olnud alati niisugune nagu nüüd. 3 aasta jooksul ei saagi nii palju muutuda, mõtles Ihameel, ja ei märganud, kui palju ta ise oli läinud teiseks, kui palju olid muutunud Kaio ja Härm. Ei märganud nad seda teiste pilkudest. Äidi oli löönud käed kokku, kui ta tuli ukse lävele ja nägi 3 härmatanud ratsanikku karvamütsides ja poolkasukais, oli hõiganud tarre, et Ihameel on tulnud ja oli siis sõbanurgaga pühkinud silmi. Ja kui ta siis hiljem tares oli vaadelnud Ihameelt nagu Kaiotki ja Härma, siis ei olnud ta sõnagi lausunud sellest, et Ihameel on läinud hoopis mehisemaks, et tema pilk on tõsine nüüd ja sügav, nagu mõtleks ta ikka, ja vahest koguni midagi muud kui jutustav, naeratav suu. Ei kõneldud sellest, et näod on läinud teiseks. Kebjagi oli läinud vanemaks, Maasike oli tugeva rinnaga ema, kelle seelikust hoidis kinni 2 poissi ja paistis, et on tulemas 3. laps. Maasike oli täis jõulist rahu, kuid siiski õhetasid palged, sest tulijad olid ju kuidagi võõrad. Olid suured isandad kaugetelt maadelt, olid palju käinud ja kaasa teinud suuri asju. Siin ei sündinud ju midagi. Siin olid vaid Suviharja ja Kasenpää ja vahel oli raba ja jõgi, millest nüüd küll üle käis pukksild, kuid seda silda mööda ei läinud ega tulnud teisi sündmusi, kui et kummalgi pool oli vahel nõelanud uiss, sündinud vasikas ja et uudse leib oli saanud hea. Ei mõtelnud Maasike õieti nõnda teravalt. Ei seadnud ta oma mõtete tulemusi nii lõikavasse vastuollu sellega, mida läbi olid elanud noormehed seal Ugandis ja Sakalas. Aga ta tundis nüüd järsku maailma suurt avarust, mis tõstis vendi ja Ihameelt nii kõrgele tema silmis. Sample complete. Ready to continue?